Ahoi, mis toimub? Nagu näha, jõgi, Emajõgi. Ja siin on ka Lodjakoda. Ja kuhu siis minek? Kalale. Et kõik kalavarustused asjad on peal. Ja läheb siis kalale. Et üks vaataja siis kutsus mind kalale. Ja lähme siis Emajõge avastama. Ja mida me siis püüda üritame? Hauge. Jah, haugi vaatame, et äkki saame mingid haugi ka, et siis ei tea, loodame parimat, et saab. No nii. Ja kesklinn ka, nii et sõidame vist praegu linnast läbi, vaatame. Et näed, kohe teine tunne vaatad, et siin nagu ei olegi linna, et noh, mingi väike jõeäärne küla lihtsalt, aga tegelikult on täiesti suur linn siin. Hakkab siis ka vaikselt õngesid üles sättima, et minu siis see spinning on siin ja minu uus kalavarustus, mis ma siis ostsin vahepeal, on ka siin. Et on kaal olemas koos mõõdulindiga, siuke kaalukene. Ja vaatame, mis mul siin siis on. Siin on siis see nii-öelda selle õnge enda värk, selle siis tema kaastud asi, aga ma ostsin ka lisaks veel juurde. Et ostsin siis roovapalandi, peaks olema vähemalt. Siis siukse metalli ostsin. Ja siis on veel siukene lantikene ja on ka üks suurem juurakas, siukene keelega lant siis. Ja võtame ka ühe trossi siis. Nii, sai siuke asi siis siia otsa pandud trossi ja siukene uus lant siis. Voobler. Ja loodame, et siis toob head kala ka, et ei ole päris kehva lant. Kalastajaid on palju täna. Täna on hästi palju, siin jõe ääres on hästi palju, siin praegu on. Tokamehi on palju. Ja, siin on päris palju rahvast. Linnas sees oli päris palju rahvast ikka, see sadamateatri taga ja seal kandis. Aga siin on see nii-öelda mingi matkarada ka 4 kilomeetrit, et seda ma olen ka kunagi läbi kandid. Vist on isegi videod olemas sellest. Ma hästi mäletan, et siin on jah. Nii, teeb siis esimese viske Emajõel. Ma ei ole nii ammu kasutanudki. Ma ei ole ka, eelmine aasta ma üldse ei käinud. See paat ei ole kunagi käidki Emajõel, see on esimest korda see paat. Üritab siis visata, vaadata, kuidas viskab minema. Vända ikka kõrva vahetama, panen parema käeline. Ja, ma pean vända ära vahetama, ma ei oska vasaku. Parema poole ära vahetama, ma ei oska vasaku käega vändata. 2 paksu meest istu paadil, seal oli siis märk, mis lubab kiiremini sõita. Läks. Ja, sa kurat. Oleme kuskil väiksemas aukus ja võtsin just ära ka selle landi, et paneb plekiga. Praegu me siin seisame ja vaatame, et äkki tuleb midagi head ka siin külge, et võtab, proovib seda plekki siis. Et siuke plekk siis, äkki sellega midagi tuleb. Ja selline 28,5 grammi metall siis, vaatame. Äkki saab midagi. Siin haug natuke tagasi lõi ka, nii et siin midagi peab sees olema. Sealpool on ka näha, et seal ikka käib elu. Seal kaldas on näha küll, jah. Et siit midagi praegu ei näkkanud. Ei jäänud isegi otsa ega mingit võttu ei olnud. Me vaatame edasi üles, see allavoolu rohkem, et vaatame, kuhu me täna siis välja jõuame üldse. Ei siis näha ole. Ega me peame tagasi ka sõitma, ega tuleb sellega ka arvestada. Ikkagi täna on päris palju kalamehi ikka, kui vaadata, et igal pool oli, linna pool oli päris palju, siin on ka ikka on. Ja seal on Luunja, praegu jätame selle Luunja tripi vahele, et ei lähe Luunjasse. Ei lähe poodi, ei kohvile ega vetsumajja ja no ikka siin on täitsa suur liiklus, et kui Tartu pool oli väiksem liiklus, siis see on juba natuke teine pilt, et siin on kalamehi muidugi kalda pealt ja paatidest, et siin ikka liigutakse päris palju, et siin püük käib. Meie praegu lihtsalt sõidame, me ei trolli, et täitsa äge, et kogu aeg viitsige kala püüda, et vahepeal natukene tuleb nautida ka seda jõesõitu.
ega see on ju ainult... Esimene ilm ka, mis lubab üldse normaalselt. Jah, on küll jah, suht esimene ilm, jah. Ja kui jah, tuul on ka siuke vähe, no. Õrn on, aga see tuleb paadisõidust. Et muidu kui seisma jääd, siis ega seal tuult eriti ei ole ka. Ja, muidugi need soojasid ilmasid oli küll siin vahepeal, aga siis oli auglik eluaeg ka. Ja siis muidugi on need nii-öelda, ma tahan nüüd halvasti öelda, aga nii-öelda need kuradi maa jetimehed ja need hullud ka, et siis on mõttetu tulla püüdma. Et need jetimehed ja need praegu istuvad kuskil soojas kambris, et me ei ole täna ühtegi veel näinud, et need lõbutsejad nii-öelda siis. Ja Räpina sild, Räpina maantee sild siis. Et sealpool on kuskil ka see sopp nii-öelda, et me vaatame seda ka kohe. No nüüd siis jälle üks väike sopikene ja väike sopp, suur sopp. Ja vaatame seda suurt soppi siin natuke, äkki tuleb siit midagi täna. Vahepeal sai proovitud pöörlevaga ja teine proovis siuksega, kalaga. Ja nüüd läheb, vaatab edasi, et praegu ka mitte midagi ei tundnud, et tundub, et täna haugid on nagu pirtsakad naised, ei kõlba neile see ega too. Et vähemalt praegu on siuke tunne, et... Alla ei anna. Jah, lähme vaatame allavoolu veel edasi, mis seal on ja... Nii, näete, paaditakso läheb ära. Paaditakso tõi mind siis siia, kuskile pärast Uunia silda. Ja nüüd läheb ära. Jah. Aga mida mina proovin siis samal ajal, nii kaua kui tema paaditakso ära käib, panin otsa roovaba ja hakkabki proovima sedasi. Proovi roovabaga, et siis on ju, jah, siis mul on kõik landid, mis ma ostsin, on mul katsetatud. Et mul on kõik, on Wobbler proovitud juba ära, metallikas on ära siis proovitud ja siis on ka pöörlev ära proovitud ja nüüd siis läheb viimane käiku, viimane minu siis lant. Ja rohkem mul polegi, mul on ainult 4 lanti. Et proovib siis siin püüda, vaatab, kuidas siis tuleb. Nii, panin kaamera pesti külge. Loodame, et see kaamera ära ei kukku. Ja nüüd kõik mõtlevad, miks mu paremal pool vänt on, sest mulle meeldib. Et hakkame vaatama. Näete, paaditakso jälle. Jah, takso jälle läheb. Eks et kalamehed paljud, kes siin on kuskil võssis suvalises kohas, eks nad niimoodi paaditaksodega saavadki. Eks nad siuke asjaga nimega takso saavadki siia, paaditakso, no. Kalameeste takso. No nii! Keir unustas ära, et tal on mütsi peal prillid, võttis mütsi ja viskas nad muidugi kohe jõkke, nii et jah. Võtsin, mul siin ilusasti selle koha peal ja võtsin ära, et sättida oma mütsi ja lendasin minema. Juhtab siukest asja ka. Ja nii et kuskil jões on nüüd kaladele prillid, et nüüd saavad kalad mulle prillid. Tagasi Tartus otsapidi, nii et nüüd 6 kilomeetrit siis tiksub niimoodi rahulikult, et siis jõuame Lodjakoja juurde tagasi. No näed, kesklinn ka lõpuks. Nii et varsti oleme kohal. Palju veel aega ei lähe. Olemegi tagasi. Et kindlasti see lodi käib küll ülespoole, ega see allavoolu ei lähe sellepärast, et seal on ühe koha peal poid nii kitsad, et vist vaevu läheb see vana lodi läbi. Väike lodi. Laseme ta ära vist, jah. Vaatan siin, on nööriga küljes ilusasti, et ta ei saaks kuskile ära minna. Ei lase ära põgeneda. Ja kala täna ei saanud. No, ega ilma kalata päevi on ka olemas. Ei ole kõik ainult kalapäevad. Ja mis siis, pigem on täna asjade kaotamise päev. Et kõigepealt ma kaotasin oma prillid ära. Et võtsingi mütsi peast ära, et sättida, aga ma unustasin ära, et mul ka siin nagu üleval on need prillid, vaata.
ja lendasid need vette siis. Siis muidugi 2 lanti, 4 landiga tulin, 2 landiga lähen nüüd. Et üks woobler ja üks siis tõenäoliselt minu lohakuse tõttu lendas siis ka ära üks see roovaba. Et mõlemad minu enda omad, nii et 4-ga tulin, 2-ga lähen nüüd. Ja mis on siis kõige kehvem värk nüüd? Mul lendas spinningul see kuradi mutter sealt otsast ära, see polt tuli ära. Ja täpselt siis, kui viskisin, lendas see kuradi polt endas sõna otsa mõttes minema. Ma ei hakka seda sõna kasutama. Et lendas igastas minema. Et ainult mulle jäi nüüd vänt, nii et aga õnneks ma saan teise õnge vända poldi võtta doonoriks, nii et ja nüüd ma keeran, ma ei tea, ta võtmetega sinna nii kõvasti kinni, et ma ei saa enam hiljem lahtigi. Et ta tõesti liiga lahjalt kinni või ma ei tea. Nii et spinningu vänt on ka, õnneks vänt on alles, aga see mutter lendas sealt otsast minema. Või see polt, mis selles otsas on, et see lendas minema. Aga juhtub, et täna on jah siukene kaotamise päev, ütleme niimoodi, kaotame igasuguseid asju täna, kala täna ei saanud. Ja umbes täna sõitsime ära 57 kilomeetrit, ma ei tea palju praegu hetkel täpselt on, aga umbes 57 kilomeetrit sõitsime täna ära. Et käisime kavastus ja järgmine läheb neid 2 poid nüüd seal nühkima, nii et ja ma ei tea, kes see poid nii kitsaks sinna pani, et see läheb tõenäoliselt küll nüüd nühkima neid sinna. Nühib natuke need poisid seal. Jah. Suur laevakene suhteliselt juba. Suhkene, jah. Emajõe suhtes on ta juba suur laev. Et kui räägime merest, siis mere jaoks on tema paat lihtsalt. Ja maksimaalne kiirus oli 37,6, keskmine 10,8 ja umbes 5 tundi siis olime peal. Jah, see on liikumisaeg. Jah, liikumisaeg, No ütleme niimoodi, 6 tundi olime siis peal. Aga ega midagi, nähta, siuke trip vahelduseks üle pika aja paadiga peal ja korralikuma paadiga ja suurel jõel ka veel. Nii et loodan, et teile meeldis siuke sisu ja vaatame, võib-olla tuleb kunagi siuke sisu veel. Nii et natuke teistmoodi sisu, jah. Ja üleüldsegi kalapüügi ma planeerin natuke rohkem hakata nüüd tegema ka. Aga jah, aitäh, et vaatasite ja kõik need tavalised toimingud, subscribe'id, like'id ja kommenteerige, kui teil midagi kommenteerida on. Aga järgmiste kordadeni siis. Tšauki!